see on ju mitteformaalne õppimine, eks ole? Ja kui saab õpetada lastele asju niimoodi, et nad ise ei saa aru, et nad õpivad, nad on alati heas tujus ja ei hakka vastu õpetamisele. Kogukonna praktika on kogemusõppe, mille käigus õpilased lähevad vabaühendusse lühipraktikale. Õpilane saab praktilise kogemuse, kool saab sisulisema õppekava ja vabaühendus saab tuttavaks kohalike noorte ning tulevaste tegijatega. Kui sa ütled kogukonna praktika, siis sa ütled kodanikuühiskond. Ja tegelikult meie eesmärk on ju kasvatada toime tulevaid kodanikke Eesti riigile, eks ole. Ja sellepärast võib-olla ma valisingi ühe paljudest kooli tulevatest pakkumistest just selle kogukonna praktika. Artur sai kätte! Päriselt oli hirm, et kui palju lisatööd see toob ja tegelikult ei too. Kogukonna praktika tähendab teoreetilist ettevalmistust õpetaja poolt kodanikuühiskonna kohta. Õpetaja valmistab ette. Ja pärast vaatab üle, korraldab selle lõpuseminari, vaatab üle praktikapäevikud ja paneb hinde. Aga tegelikult koha peal tegeleb nendega ju juhendaja sellest vabaühendusest, kuhu nad lähevad. Ma võib-olla kohe alguses ei uskunud, et gümnasist julgeb nii julgelt võtta initsiatiivi. Aga kui tuleb kogukonna praktikal, siis see on nagu selline, mis tõmbab kohe kaasa ja nii mõnigi laps on meil hakanud ka ise vabatahtlikuks. Ja ma arvan, et just tänu meie hästi sellistele noortele ja entusiastlikele praktikattidele. Mina tegin oma kogukonna praktika Tartu laste turvakodus ja me viisime ise siis oma algatusel läbi ka tantsutrenni, mille siis lõpuks turvakodu sünnipäeval siis tegime lastega esinemiskava. Ma nägin, mis ühendus Tartu laste turvakodu on ja ma nägin seda, et seda tegevust, mida mina seal tegin, et seda on nagu vaja ka. Et ma nägin laste näost seda siirast rõõmu, kui me tegime nendega neid tantsutunde ja pärast ma mäletan, et nad küsisid pärast veel, et kas nad rohkem ei tulegi meiega tantsima. Nad ise said sellest nii palju emotsionaalset tõusu. Neid oli nii hea vaadata. No nii. Ja läks. Ja nüüd ma olen ju juhendaja ka, mul on endal vabaühendus. Rollimänguringist kasvas MTÜ Mõõgavennad. Ma valmistasin praktika ajal keskaegseid mänge. Muutus see, et ma hakkasin rohkem osa võtma igasuguste rollimängude ja selliste projektide tegemisest. Kui kodanikuühiskonna kohta käivad õppematerjalid jäävad ainult sõnadeks, siis need on üsna õõnsad sõnad. Nüüd tuleb nende taha läbi kogukonna praktika kogemus, reaalne kogemus. Ja nüüd nad saavad ju aru ja teevad, miks mittetulundusühingud kokku tulevad. Kui nad näevad, et midagi on vaja teha, nad ei oota, et keegi teine seda nende eest tegema hakkab, nad tulevad kokku ja teevad ise. Et ma väga loodan, et minu õpilastest saavadki sellised inimesed, kes tulevad kokku ja teevad ise. Tänu sellele ma nägin, et vabatahtliku töö on tänuväärne töö ja vabaühendusi on päris palju, et kus saaks nagu kaasa lüüa, et minu arust see on nagu, pani mind nagu positiivsemalt just mõtlema, et võib-olla võiks rohkem, kui aega on kaasata ka olla ka mingites teistes siis vabaühendustes tegev. Noored armastavad jagada ja nad armastavad, kui nad saavad midagi päriselt ära teha. Kui nad tõesti tunnevad, et nüüd minust midagi olemas, kui nad näevad, et sellel tööl on tulemus, kui see on põhjendatud, see mida nad teevad, nad tahavad muuta asju. Ja kui nad saavad, siis nad muudavad ka.